niimoodi siis, et sõidan vähekene ringiautoga. Täna on tegelikult juba keskpäev ja väga mõnus tuuline ilm on. Ja kokkuvõtteks tegelikult see on minu 3. kord Filipiinidel. Esimest korda ma tulin siis nagu enne jõule ja läksime jaanuari keskel ära. Ja teine kord me olime siin terve juunikuu ja seekord me oleme siis veebruaris. Ja kokkuvõttes on siis, et ma ei oska üldistama hakata, aga minule see veebruar meeldib siiani kõige rohkem. Aga võib-olla ma olen ka rohkem juba ära harjunud, sest tegelikult ma ei ole üldse see lõunamaa külastaja natuur. Ma hea meelega läheksin hoopis kuskil Euroopas mägedesse või seda lihtsalt elu on sedasi teinud, et on mind siia toonud ja ma katsun seda, tunnen huvi oma sugulaste vastu. Ja ongi need teed, mis mul alguses ikkagi olid väga ebameeldivad. Nüüd ma nagu naudin mööda neid vaikselt. Niimoodi ma sõidan kuskil siin 10 kilomeetrit tunnis ja vaatan, et kas kuhu välja jõuab ja asi on, et oleks päeva valgust ja katsun alati meelde jätta, et kus on kohad, kus saaks ümber pöörata. Siin just oli selline müdaugutee ja tuleb järsku betoneeritud tee. Nende teedega on meil huvitav asi see, et valimised tulevad varsti. Ja hetkel siis on väga palju teetöid erinevates kohtades. Et see nagu käib siin ka kuidagi, ma sain aru, et alati enne valimisi vähekene pannakse asfaldit ja betooni maha. Ja siis jälle pikka aega midagi tee, aga alati tehakse täpselt nii palju, et oleks ka midagi enne järgmisi valimisi ka midagi teha, et siis ei, jah, aga eks ta ole. Nad siin kutsad on tee peal ja kanad on tee peal ja mõnes kohas panevad endale korvpallikorvi täpselt tee ääre peale. Siis kui auto või mingi sõidukohand tuleb, siis tehakse väike paus korvpallimängus. Ja. Niimoodi. Kuidas on seda asja pea peal kanda? Mina ei suudaks. Aga ei, seal vist olid ainult tal küttepuud sees vist.